tere, Markus! Väike kokkuvõte puuviljaaiandusest, mis sul oli kuni lehekülg 91 vaja tänaseks ära teha. Kontrolli tehtud ülesanded enda tööraamatus ära ja tee nendest pilti ja saada alari@randurekool.edu.ee, et ma saaks üle vaadata, kuidas sul läks. Ja uus teema on iluaetena. Tere, Markus! Teen sulle väikse kokkuvõtte puuviljaaiandusest, mis su tänane teema on. Õunapuu on kõige levinum ja külmakindlam viljapuu Eestis. Aedades kasvatatakse õunapuid, millel on palju erinevaid sorte. Õunasordid jagatakse suveõunteks, sügisõunteks ja talvesortideks. Valge klaarõun ja martsipan suvesordid, sügissordid näiteks sügisjoonik ja Liivi kuldranett, taliõuntest näiteks Paide taliõun. Lisaks õunapuudele kasvatatakse erinevaid teisi viljapuid nagu pirniploomi ja kirsipuid. Kui räägime marjadest, siis on enamasti, nagu sa tead, kasvamas maasikad ja vaarikad, mustad ja punased sõstrad. Nagu köögiviljaajaski võivad ka puuviljaaias saaki kahjustada erinevad kahjurputukad. Sageli juhtub, et õun on ussitanud, pärast õunapuude õitsemist lendab aias väike hall selline libikas, nagu sul lehekülg 87 tööraamatus ka on õunamähkur. Ta on selline loom, kes muneb oma munad õuna algmetele, millest hakkab õun arenema. Munedest tulevad välja röövikud, kes uuristavad õunte sisse käike. Üks röövik jõuab suve jooksul rikkuda umbes 10 õuna. Sügisel poeb röövik mulla sisse või kooreb rakku talvituma. Kevadel väljub nukust uus libikas, kes hakkab uuesti õuntele munema. Ka vaarikate söömisel tuleb tähelepanelik olla, et ei sööks kogemata vaarikaga ära pisikest ussikest, kes peidab end marja sees. Vaarikamardikas on väike selline halli värvi putukas. Vaarikamardikas toitub õitest ja lehtedest. Ta muneb vaarikaõitele või noortele viljadele, millest tema vastne toitub. Talveks poevad mardikad mulda peitu, et kevadel uuesti tegutsema hakata. Sageli võib põõsa ja puulehtedel näha pisikesi rohelisi putukaid, kes elavad hulgaliselt koos ja imeavad lehtedest taimemahla. Kes need küll võiks olla? Et tegemist on lehetäitega, kes on siin vasakul pildi peal. Et lehetäit toituvad õunapuu mahlast. Kevadel kooruvad emased lehetäit munadest, kes saavad järglasi 10 päeva pärast. Ja nii saab palju lehetäisi. Kui neid on palju, nad toituvad taimelehe mahlast ja lehed kärbuvad. Ja lehetäid on ise toiduks teistele loomadele, et lepatriinud söövad lehetäisi. Aga aias on ka kasulikke putukaid. Et kui me siin uurime ühte õunapuuõit, siis mida rohkem on õunapuul õisi, seda suurem on juunikuus õunasaak. Et siin on näha roosasi ja valgeid õisi ja õiel on 5 kroonlehte. Et kes need kasulikud putukad on, et õisi tolmendavad mesilased ja kimalased ja jahe vihmane ilm segab putukate lendamist ja tolmendamine jääb väheks. Et putukad koguvad nektarit ja liiguvad õiet õiele ja nende kehaosade külge jääb õietolmu ja nii kantakse seda õietolmu teisele õiele. Õietolm peab jõudma või emaka suudmele ja
ainult siis saab sellest õiest sinna hakata arenema siis vili. Kasulik putukas on siis lepateinu, et on selline erkpunane mardikas, tal on siis sellised tugevad kattetiivad, mille all on siis lennutiivad ja tagajää. Munevad siis sinna, kus on rohkesti lehetäisid, munast koorub vastne, selline hall ja oranžide täppidega. Lepatriinu vastne on siis, nimetatakse ka tõugus. Lepatriinu toitub siis lehetäidest. Ise ta teistele loomadele toiduks ei ole, kuna ta eritab sellist halba lõhna. Ja samas on ta sellist punakat värvi, mis siis teistele loomadele on siis ohumärgiks. Järgmine teema siis on sul iluaed. Räägin sulle siinsamas videos ka iluaia lühidalt ära. See tekst on ka sul tegelikkuses siis tööraamatus, mida sa ise loed, aga teen väikese ülevaate ka ise sulle, et natukene parem oleks sul tööd siis teha. Et mis see iluaed üldse on ja miks seda vaja on. Et kindlasti oled ise saanud ka sünnipäevaks lilli ja oled kõndinud tänavatel ja näinud selliseid kauneid peenraid ja põõsaid ja ilupuid. Nagu eelnevalt on juttu olnud, on ka ilutaimede seas selliseid taimi, mis on siis üheaastased, mida siis peab igal aastal seemnest uuesti külmama, näiteks siis astrid. Ja siis on mitmeaastased taimed, püsikud. Nemad siis säilitavad oma maa-aluse osa, kas siis sibulad või mugulad, või on siis risoom, milleks on siis maa-alune vars. Lisaks on ka kaheaastaseid taimi, mida oled ka juba õppinud. Nemad siis kasvatavad alles õied ja seemned teisel aastal. Esimesel aastal ei ole siis õisi ja kui tahad saada seemneid, siis tuleb nad 2 aastat hoida ja kasutada. Nii, aga iluaias siis kasvatakse puitpõõsaid ja erinevaid ronitaimi ja väga ilusate õitega rohttaimi ja erinevaid veetaimi. Igihaljaid taimi siis on iluaedades väga palju, näiteks siis kadakad või männid või kuused. Et okaspuud on siis igihaljad, mis tähendab, et nad on siis aastaringselt haljad, ei kukuta oma lehti maha. Ja neid on siis väga hea pügada ja erinevaid kujundeid neist siis kujundada ja samas ka saab heki taimena kasutada, et siis privaatsust oma aeda tuua. Kaunite õite pärast siis kasvatatakse aedades mitmesuguseid rohttaimi. Et kui sa vaatad siin pildil, siis siin on näha erinevaid põõsaid ja kiviktaimla on siin näiteks, kus siis kasvatatakse erinevaid selliseid vähenõudlikumaid taimi. Et iluaias on nii ilupuid, põõsaid, muruplatse ja nii edasi. Aga läheme siis suvelillede juurde. Siin on siis üheaastased lilled, mis igal aastal siis tuleb uuesti külvata, näiteks siis peiulill, mis on siin vasakul, ja petuunia. Et püsikud ehk siis mitmeaastased taimed, et eriliigiks on siis sibullilled, et nad koguvad siis oma sibulasse kasvu ajal erinevad toitaineid ja seetõttu siis nad suudavad kevadel vara tärgata, et siin on näiteks näide maikelluke ja krookus. Maikellukesel on siis risoom ehk siis maa-alune vars, millesse siis ta kogub
selliseid toitaineid. siin on siis iirised ja mitmeaastast taimi siis ei pea uuesti istutama. Hakkavad igal aastal siis uuesti või tärkavad siis uuesti. Et millised siis iluaia kahjurid on, et iluaias võivad samamoodi siis kahjuriteks olla lehetäid, igasugused teod ja nälkjad. Teod siis kannavad oma seljas koda ja keha on limane. Kõige tuntum tigu on siis kiritigu, mis on sul ka tööraamatus lehekülg 93. Nälked on siis lehekülg 94 välja toodud. Kes on siis sellised sõbrad meil, et siilid on sellised toredad tegelased, kes siis käivad aias toitu otsimas ja nende toiduks ongi konnad, vihmaussid, putukad, teod ja nälkjad. Et kui sa oma aias siili näed, siis ära teda kindlasti ära ja et hoiab siis nendest kahjuritest selle aia puhtana. Ja nüüd siis sul tööraamatust siis sealt, kus iluaia teema on. Täna tunnis ongi sul siis vaja teha ära iluaia teema kuni lehekülg 96. Jõudu jaksu sulle. Ja kui sa oled ära teinud, siis tee pilti enda tööraamatu lehekülgedest või siis, kui sa need küsimused vastad kuhugile mujale, võid ka kirjutada mulle e-maili peale ja siis saada mulle see kokkuvõte. Jõudu!